Näpin välja tuolta. Ja. Seisa. Ei tule. Tubli. Sa pead hoogu ka lükkama ikka. Jaa, tubli oled. Tere lõunast. Ma eile jätsin üldse filmimata, ei olnudki midagi näidata erilist, sest pliksid olid kodused ja oli nagu siuke tavaline, et mis ma seal ikka. Aga siis mõtlesin, et algul, et täna ka ei filmi, aga siis mõtlesin, et ikka natuke filmin. Käisime siin poes just. Saskia on viimased 2 päeva ülivara ärganud, täna 5 midagi. Ja käisime just poes, ostsime Noora ja Emma lasteaia pikniku jaoks asju, lilled õpetajatele, sest Saskia ja Emma lõpetab ju sõimerühma tänasega ja siis ostsime kommikarbid ja Noorale treenerile kommikarbi ja siis ja siis õues on nagu megasoe ilm, me tulime õue praegult. No lähme vaatame, kuskil kindlasti on vaba. Lähme siit. Vaata, kui ilus purskaev. Nii et ja siis õhtul lähmegi piknikutele ja vaatame, mis toob. Teised läksid. Teised juba läksid, jah. Täsakesti. Puu! Lähme, tule. Jaa. Ei. Nää. Kuku, kus Saskia on? Sasu, kus sa oled? Tere! Appa. Ei ole opa. Nii, tere, ma ei ole jälle jõudnud siia rääkima, aga ma lähen praegult Noora panema Saskiga. Avastasin enne, hakkasin aega panema, et ups, homme on viimane päev ja kellaajad mul ei sobinud need, mis oleks saanud, nii et lähen käin täna ära praegult ja muidu koristasin ja oleme niisama kodused olnud. Hommikul olime õues, nii et ei midagi erilist. Mõtlesin lihtsalt, et annan seal vahepeal midagi natuke teada. Muidu mul on täitsa nullis selle vlogimaterjaliga see nädal. Tere hommikust. Ma ei teagi isegi, kust alustada. Ma olen see nädal suht vähe filminud. Aga ma olengi mõelnud, et ma filmin ainult niimoodi, et kui midagi päriselt on ka, et vahelduseks te olete näinud nii palju siukest tavalist argielu meil, sest ega meil muud ju praegu väga ei olegi. Aga plikad viisin lasteaeda, Saskia panin voodisse, kell on 9, sest ärkas enne 7 ja mul on vaja, et ta normaalsel ajal üles ka ärkaks, sest ma lähen mingi enne 1:30, pool 1 lähen tüdrukutele lasteaeda järgi tagasi ja me lähme täna kõrvaauke neile tegema. Ja siis meie lähme õhtul sünnipäevale, Nooral on rühmakaaslase sünnipäev. Ja ma pean siis käima ostma veel mingit šokolaadiga sinna juurde. Kingikotti ja Hennu läheb õhtul veel trenni ka. Nii et siuke kiire, sisukas päev. Ja ma nii loodan, et meil läheb see kõrvaaukude tegu hästi. Nad on nagu, mul on juba pandud mingi 1,5–2 nädalat tagasi aeg, nädal tagasi, sorry. Aga me oleme pikalt sellest rääkinud ja nad nagu mõlemad tahavad, iga päev me räägime uuesti, ma olen videosi näidanud, kuidas see käib, räägin neile. Ja nad mõlemad tahavad, nii et
lähme teeme ära, ma loodan, et siis läheb valutult ka, et nad ei hakka seal mingit tsirkust tegema siis. Aga mina tegin just endale hommikusöögi, söön ära ja siis hakkan koristama, sest tüdrukud keerasid eile selle elamise täiesti pea peale. Ja õhtuks mul on toss nii väljas, et ma olen nii väsinud, et ma ei jaksa väga midagi teha. Nii et ja terve Pallimeri on kuskil kummuli ja palle täis ja Pallimeri ja tipitelk lähevad meil maale, sest linnas ma enam ei näe punti neil. Et pigem on õues terassi peal äge nendega. Nii et ja pean siin koristama ja toimetama veel. Aga nüüd ma söön ära ja siis toimetama, sest aeg on täna raha piiratud täiega seda aega. Mis teed? Aitäh! Nii, ma kiirustan siia tüdrukutele ruttu järgi, sest kell on mingi hirmus palju. Koristasin terve hommiku ja nüüd avastan, et kell on mega palju ja lubasin teatud kellaks järgi tulla ja nüüd ruttu siis koju, siis teeks veits nägu pähe, siis lähekski teeks need kõrvaaugud ära, ma pean panema pesu kuivama ja uuemadsina panin juba pesema, vanad lappama kokku, siis ma tahaks seda kõike enne teha, kui ma lähen auke tegema tüdrukutega ja siis lähme teeme augud ja siis koju tagasi ja siis... Nii, kuulge, let's go! Ema laseb Noora ka ja siis lähme. Sa oled juba teinud siin 10 korda vähemalt. Tasakesti. Vaata, et sa ei kuku ja kõvasti kinni. Kõik on hästi. Vaata, nüüd saab vaadata. Paigalema. 1, 2, 3. Kontrollime tagus selle. Kas minu tagus kinnitus kõik? Vaatame, et see ka üle. Nii tubli, sul ongi kõrva. Ära katsu kõrval, näitame peeglist ka. Nii, hei, ma ei tea, ma ei ole nii pikalt enda arustele siia jõudnud. Nii, aga igastahes me just sõime lõunat, pannkooke, sest mu külmkapp on nagu täiesti tühi. Ma näitan teile. Või nagu minu jaoks on täiesti tühi külmkapp. Mul on siin ainult õhtuseks pasta tegemiseks asjad, kana ja kuna ma teen koores pastat, siis kui ma praegu selle ära teeks, siis see õhtul poleks enam nii hea. Mulle meeldib värske koorega pasta kõige rohkem. Nii et siis ma hoian seda õhtuks, siis ma mõtlesin korra, et ma tellin. Pall! Et telliks midagi meile. Aga siis mõtlesin, et ei hakka raha raiskama. Et parem teen ise. Siis tuli meelde, et pannasi saan ka teha. Siis tegime pannasi lõunaks. Ja hommikul käisin poes, kui lapsed viisin lasteaeda. Oli vetsupaberit vaja, vaatasin väga hea ja hinnaga. Ja et võtan piima ja saan kohvi teha ja võtan veel mingit neid kraavi fileesi. Et saaks nagu võikud teha ja värki. Ja jõuan kassasse ja siis mingi vau. Kätikene, vauna. Rahakott on kodus. Mingi tore, nii et ma pean minema käima mingi aeg nüüd ära. Tahakski Saskiaga suht kohe õueli minna, kuna ma siin ära, et siis on hea minna. Ta ärkas ka. Ja siis ma käin pärast poes ka veel. Aga ma mõtlesin, ma näitan teile. Mõtlesin siis, et näitan teile. Eile käisime Hinnuga, kui Noora oli sünnipäeval. Hinnu ütles, et lähme käime poes. Ta tahab minna vaatama paari kohta. Ja siis ma näitan, mis me saime. Või no, mis ma sain ja Hinnu sai endale mingid putsad. Rohkem vist midagi ei võtnud. Ja mina ja Noorale ostsime siis lõpuks ikkagi tossud ära. Tal oli siukseid nii-öelda korralikumaid, mis jäävad nii-öelda viisakamaks käimiseks vaja. Siis ostsime need.
ei ole mingi lasteaeda ja õue mängimiseks homme, kui Soome lähme, siis lubasin jalga panna endale. Siis ostsin uue koti. Veits suurem, just mõtlesin Soome peale, kuna kui ma selle täitsa väiksega lähen, siis sinna nagu meil ei mahu isegi veepudel ära või mingid šokolaadipatoon või mis iganes müslipatoon. Aga siia ma saan ikkagi midagi panna ja Noora mütsid sallid, et kui lähme nüüd ja ma ei pea mingit suurt kotti kaasa võtma. Aga endale ma sain, kui ma näitan, ma sain endale adipusa. Mul oli see juba tegelikult eile Noorale minnes siis seljas ka. Siis sain endale adijope tuuleka. Ees on siuke ja siis sees on veel mega änksa oli seljas ja siis sain veel mingid aditreissad. Tavaliselt kõik on nagu oleks komplekt. Ja siis ostsin omale lõpuks siuksed ma olen pikalt olen tahtnud endale siukseid ülipaksu tallaga tosse ja siukse värvi ja kõigega, aga ma nagu väga ei raatsi osta, sest need on päris kallid. Aga siis ja nüüd saime parema hinnaga. Ja patt oleks olnud nad sinna poodi jätta täpselt üks number, mis mulle sobis, nii et idekas ülendab kõik mingi 40 ja mingi 42 ja siuksed, mis ei olnud minule, aga see siis, ma kartsin küll, et jääb suureks, kuna ta polnud päris minu suurus, aga oli okei. Nii et minu suurus oleks mulle isegi jäänud võib-olla väikseks, sest see oli täpselt nagu paras ja normaalne. Nii et mega hea. Aga nüüd on väike haulituur jälle tehtud, näidatud. Nüüd siis panengi meid riidesse ja siis lähme õue ja siis käime poes lõpuks ära. Innu ja teised lähevad täna siis maale õhtul. Innu tuleb koju võib taararast. Meil on nagu 1 või 2 200 liitrist taarakotti kogunenud. Innu viib nüüd ära ja siis ma pean asjad kokku pakkima. Nii et hakkame pihta, sest kell on juba 1:30 ja tüdrukutele tuleks mingi aeg järgi minna ja siis hakata õhtuseid toimetusi tegema. Nii et ma siis hakkan tubliks. Aitäh! Saskia! Kui sa lähed? Oh my god, sa sured ära siia siis. Ma teen ööseks lahti nagu nii.
keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. Call me when you want. Baby, I can't take it on my heart. Yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah. Call me when you want. Baby, I can't take it on my heart. Yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah, yeah. Kaira! Ma ehmatan ise ka ära. Tere õhtust. Mõtlesin, et ma räägin suhteliselt vaikselt, sest lapsed magavad, mul jäi sõbranna ööseks jälle ja lähevad homme ära. Sorry. Igastahes ma mõtlesin, ma räägin vaiksemalt. Aga me jõudsime koju ja lapsed magavad. Kell on 11. Ise olen ka täiega väsinud. Täiega pikk päev on olnud. Täiega tore päev on olnud. Ja sõbranna läks praegu poodi jääd tooma ja münti. Teeme mingit, ta ise tahtis vist koksi. Ma niisama teen mingit kaseeritud veega mingit limpsi. Ma alkoholi nagu ei taha. Ja läks hommikuks piima tooma. Ma olen kohe võtan meigi maha, Noora magab ka ilusti. Võtsin ta enda kaisu, nündsin, et tahaks. Kuna issit ikka kedagi ei ole, siis saame koos laiutada hommikuni koos. Hommikuni koos. Jälle. Igastahes ja ülitore oli käia ja teha. Aga meil oli mingi väike probleem ka vahepeal. Et sõbranna laps oli vahepeal Linnamäekis kadunud. Ja see oli nagu, õnneks see kestis nagu väga lühikest aega, mingi maksimum 10 minutit, kuni ta oli üles leitud. Aga oli juba nagu nii kaugel, et ma pöördusin nagu turvatöötajate poole ja sõbranna juba oli teel sinna
ja endal oli ikka nagu seest keeras ja jalad värisesid all ja no sõbranna ise muidugi. Kui lõpuks oli poiss käes, siis nuttis ja poiss nuttis ja värki, et korralik õppetund, ütleme nii, ja loodame, et rohkem niisuguseid asju ei juhtu. Õnneks nagu see kestis lühikest aega ja nagu kõik nagu oli hästi selles mõttes, et ta otsustas minna ise järgmise asja juurde, atraktsiooni, kus me ennem olime, pidime tagasi minema pärast, et käime ühe asja peal ära ja siis ta avastas, et emmet ei ole ja ta ei leia ja siis ühed toredad inimesed leidsid ta ja võtsid enda juurde ja kutsusid ka nagu turvatöötajad. Ja ma just jõudsin nagu turvatöötajate juurde, sealt samas tegelikult oleks ma läinud nagu mingi, ma ei tea, 10-20 sammu edasi, siis ma oleks ta leidnud ise, aga siis kuna turvatöötajad tuli mulle vastu, siis ma läksin kohe, et meil on nagu kadunud üks poiss, sama vana nagu kui Noora ja näitasin nagu pikkust ja värki ja siis nad ütlesid, et neil on just teada antud, et on leitud nutev kadunud laps nagu, või noh, et nutev laps, kes on kaotanud oma emme viisi. Ja siis oligi õnneks sõbranna laps ja kõik oli nagu fine ja hästi ja siis ta ütles ka, et ta tuli vaatama autosi, kuhu me pidime tagasi tulema. Olin mingi, et jaa, pole hullu otseselt, aga lihtsalt, et ära enam niimoodi mine palun, sest nagu kui oleks olnud Noora või midagi, siis ma ei tea, ma olin juba siis endast väljas, aga ma ei taha teada, mis mu sees oleks toimunud, kui see oleks mu oma laps olnud, et ma isegi ei julgenud, nagu ma nägin, et sõbranna otsis teda, ma läksin samast trajektoorist, et mööda, et minna järgmisse kohta ja ma isegi ei julgenud ta juurde minna küsima, kuidas tal on, sest nagu see oleks lihtsalt veel hullemaks asja teinud ja ma ei taha nagu, jah, ma ei taha isegi mõelda sellele enesetundele ja kuidas sa üldse küsid, kuidas sul on või nagu, või et ma ei leidnud või nagu, siis ma pigem läksin niimoodi tast mööda, et ta mind ei näe, et ma saaks talle ainult heade uudistega tulla. Lõpuks oligi, et ma sain talle helistada, öelda, et ta on leitud, kõik on hästi, et sa võid nagu maha rahuneda. Et jah, jõhker ikka. Aga suures pildis see oli ainult 10 minutit sellest päevast ja õppetund kõigile, ka Noorale, siis pikalt rääkisime pärast, et miks peab olema emme juures, et peab hoidma käes kinni, ei tohi minna uitama, vaid tuled ütled, kui sa tahad midagi ja nii edasi, et õppetund kõigile. Ja õnneks oli nagu õnnelik õppetund ja ei kestnud mingi, ma ei tea, pool päeva ja närvitsemist ja kõike, et see nagu, kuigi ma tean, et me nagu pärast rääkisime sellest, et mis mõtted kellel peast läbi käisid, siis mina olin juba valmis, et ma ei tea, ei saagi täna laevaga tagasi tulla, et me jääme Helsingisse kuskile ööseks ja otsime ja ma ei tea, politseid ja kõik on kaasa haaratud, tema mõtted, mul nagu sõbranna oli neid mõtteid mõelnud ja siis, et pärast ta ronib kuskile ja jääb kuskile atraktsiooni alla, aga tema oli neid asju mõelnud. Siis ütlesime, et täiesti niisugused, tuleb välja vist, et mingi emade esimesed mured või sorry, emade esimesed mured ja mõtted, et kohe näha, et mõlemad oleme emad, et ühed hirmud olid, aga ja muidu oli selles mõttes tore ja äge päev ja kindlasti kordame, aga jah. Aga homme meil tuleb vist, ma ei tea, väiksem päev, ma arvan, et ma näitan seda uues vlogis, et mitte enam selles, see on päris pikale raudselt veninud ja ma arvan, et ma tõmbangi siin oma otsad kokku ja näeme järgmises vlogis, nii et tšau!